Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupaluse alguseks, nii nagu tavaliselt, ma loen piiblist ühe kirjakoha. On Matteuse evangeeliumis 5. peatükis üks nagu jutlus, mida nimetatakse Jeesuse mäejutluseks. Ja see on tuntud jutlus. Ja siit ma ühe lõigu loen. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadade õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Tooksin siis selle välja viimase lause, et Jeesus ütles, olge siis täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Jeesus kutsub meid olema täiuslikud. Mõnikord ma kuulen öeldavat niimoodi, et üks pahe on ju ikka sobilik teha või hoida ühest pahest kinni. Aga mina mõtlen, et meil elus on ikka vigu, mida me teeme ja ikka kuskil eksime ja teeme valesti midagi. Ja kui me hoiame ka mingist valest või halvast asjast kinni, siis see ei ole meile hea ega ühiskonnale hea. Ja minu enda peakaplan kunagi ütles, kui me ükskord arutasime erinevate asjadele ühe lause, et eksimine on inimlik, aga eksimusse jäämine on saatanlik. Ja piibel ka õpetab meid, et kui me eksime, siis me ei jääks eksimusse, vaid pöörduksime ära eksimusest. Ja meie siht võiks olla saada või püüda täiuslik olla. Me tõenäoliselt ei suuda olla täiuslikud, aga meie püüd võiks selles suunas alati olla. Et olla täiuslikud. See aitab meil alati eksimustest välja pürgida, mitte nende sisse jääda. Need on need algusmõtted, mida mõtlesin jagada. Laulame nüüd 2 laulu. Isa taevas, me austame sind. Isa taevas, me austame sind. Isa taevas, me austame sind. Sul armastust toome, su ees põlvitame. Isa taevas, me austame sind. Kiidame sind, Jumala poeg. Kiidame sind, Jumala poeg. Sa päästsid meid patust ja tõid uue elu. Kiidame sind, Jumala poeg. Püha vaim, oled tröstija sa. Püha vaim, oled tröstija sa. Meid juhid, meid kannad ja rahu meil annab. Püha vaim, oled tröstija sa. Meid juhid, meid kannad ja rahu meil annab. Püha vaim, oled tröstija sa. Ja järgmine laul, ma otsustasin järgida Jeesust. See on ka, kui läheb kokku sellega, kuna Jeesus oli täiuslik, siis kui me järgime Jeesust, siis meie püüame olla ka täiuslikud. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi, mu taga maahil, mu ees on rist vaid. Mu taga maahil, mu ees on rist vaid.
edasi. Läheme sõnumi juurde ja alguseks loen siis sõnumit juhtiva loo. Keegi mees meenutas oma lapsepõlve, rääkis, kuidas temal väikese poisina oli kiusatus valetada. Kui isa teda valetamise pärast noomis, rääkis väikemees isale. Hea küll, isa, mina jätan valetamise maha, aga sina jäta suitsetamine. Isa loobuski suitsetamisest, aga poisil oli valetamisega ikka raskusi. Lõpuks näis väikemehel, et võimatu on ilma valetamisest elada. Siis ta tuleb ühel päeval isa juurde ja räägib, isa, sa võiksid ikka mõne paberossi tõmmata. Ma tahan valetada. Lugu valetavast poisist ja tema suitsetavast isast on väga eluline. Meil kõigil on omad nõrkused ja puudused, millega võidelda. Ja meil kõigil on valik, kas anda kiusatusele järele või seista sellele vastu. Võitlemine ei ole kerge ja loobumine pahedest on mõnikord väga ebamugav, nagu näeme ka sellest loost. Ja tavaline on ka see, et oma nõrkuste puhul me õigustame seda nõrkustega, mis on teistel. Kui isa juhtis tähelepanu poisi valetamisele, mainis poiss kohe isa suitsetamist. Kuna isa suitsetas, oli ka temal justkui mingi moraalne õigus oma pahele. Vähemalt nii ta tundis. Ka Jeesus ütles ükskord nendele, kes tõid abielu rikkunud naise tema juurde kohtumõistmiseks, et kes on patuta visaku esimene kivi. Võib-olla need inimesed olid koguni süüdi selles samas patus abielu rikkumises. See on hea mõttekoht. Märgates teise puudusi, tasuks läbi mõelda enda elu. Millised puudujäägid ja nõrkused on minul endal. See on hea mõttekoht. Märgates teise puudusi, tasuks läbi mõelda enda elu. Millised puudujäägid ja nõrkused on minul endal. Milles mul on teistelt eeskuju võtta. Loost jääb mulje, et poiss tegelikult ei eeldanud päriselt, et isa jätabki suitsetamise maha, sest tema ise oma valetamisest ei tahtnud kuidagi loobuda. Isegi siis, kui isa suitsetamisest loobus. Võib-olla ta lootis, et isa näeb, et ta ei suuda suitsetamist maha jätta ja jätab ka poja selle jutuga rahule, et ta ei tohiks valetada. Siit tuleb välja, kui suur mõju on eeskujul. Poeg lausa palub isal uuesti suitsetama hakata, et ta ei tunneks end oma valetamise pärast nii halvasti või et see annaks talle valetamiseks justkui õiguse. Paljud pahed on sellised, mis on keskkonnast tugevalt mõjutatud. Suitsetamine üks neist, paljud võib-olla isegi suur enamus on hakanud suitsetama kellegi teise eeskujul. Hiljem, kui teised suitsetajad ümbert ära kaovad, jääb harjumus siiski alles. Sellest on saanud sõltuvus. Samamoodi on alkoholi joomisega. Need, kellel on karsked sõbrad, joovad ka ise tõenäoliselt vähem. Esimese Eesti Vabariigi ajal oli politseis karskusnõue. Ja see oli ametkonna kultuuri osa. Selline organisatsiooni kultuur toetab iga liiget, kes selles organisatsioonis on. Samamoodi on karskuskultuur paljudes kristlikes kogudustes. Ühiselt on lihtsam võidelda halbade harjumuste vastu ja luua häid harjumusi. Ka võitlus ülekaaluga, spordi tegemine, tervislik toitumine on nakkavad. Kui meie ümber inimesed kujundavad häid harjumusi, annab see hea eeskuju. Ja samamoodi anname eeskuju teistele, eriti siis, kui ujume vastu voolu, sest siis on meie tegude kaal isegi suurem. Kui alkoholijoojate hulgas on üks karsklane, siis ta võib olla muudatuse algus. Ta paistab silma ja paneb ümbritsevaid mõtlema. Tema tähtsus on väga suur, sest on ainus. Isad on oma poegadele eeskujuks. Selles loos oli isa oma pojale esialgu halvaks eeskujuks suitsetamisega, aga ta muutis oma käitumist. Ta mõistis, et tema nõrkus on pojale õigustuseks. Poeg aga ei suutnud olla sama tugev. Tal oli küll hea eeskuju, aga ta ei tahtnud väga selle järgi teha, sest see oli raske. Nii on eeskujul küll mõju, aga inimese enda soov on ka väga oluline. Jeesus tuli meile kõigile eeskujuks ja tema eeskuju oli täiuslik. Sellepärast ongi võib-olla kristlaseks olemine paljudele vastumeelt või tekitab tunnet, tahaks sellest eemale hoida, sest me ei taha loobuda oma nõrkustest
ja me ei taha püüda olla täiuslikud. See nõuab pingutust ja see on raske. Aga Jeesusel on meile anda rohkem kui ainult eeskuju. Ta on anda meile ka jõudu, armu ja rõõmu selle kõige juures. Ja kõige tähtsam on see, et kui me oleme valmis loobuma halbadest harjumustest ja patust, siis on meile varuks palju parem elu, mis on täis rõõmu. Sõltuvused söövad ära inimese tervise, jõu, rõõmu, energia. Need hoiavad inimesi tagasi täitmast oma unistusi ja elamast täisväärtuslikku elu. Jumal on valmis ulatama inimestele abikäe. Nad saaksid välja nendest siduvatest ahelatest, mis ei lase neil loobuda kahjulikest harjumustest. Olen sageli rääkinud Lootuse külast. See on üks viis, kuidas Jumal abikäe ulatab. Jumal ise andis Märt Vähile mõtte Lootuse küla luua. Ja nii on loodud üks kogukond, mis on inimestele sõltuvustest vabanemise teel suureks abiks. Kuigi tean, et sinna on raske minna Lootuse külla. Ja mul oli üks hea tuttav, kes püüdis sinna minna. Kuskil aasta aega ta rääkis, et ta tahab sinna minna. Aga ta ei suutnud siiski minna. Aga ta elas ühe sõbraga koos. Ja siis ta väga tugevalt mõjutas seda sõpra nagu destruktiivselt alkoholi tarbima. Kuni ühel hetkel sellel sõbral sai, kuidas öelda, nii villand, et ta ei suutnud enam välja kannata ja ühel õhtul siis viis selle teise sõbra siis sinna Lootuse küla ukse taha. Õhtul kell 10 pani ta sinna maha ja hommikul sai teada, et ta võeti sinna ikka vastu. Aga mõnikord Jumal sekkub ka teistmoodi. Mu abikaasa võitles arvuti sõltuvusega ega suutnud kuidagi sellest vabaneda, kuniks arvuti läks ühel päeval lihtsalt katki. Ta ise oli väga tänulik ja rõõmus selle üle. Ka mina olin rõõmus selle üle. Ja tema oli rõõmus, sest ta tundis, et tal on endal ei olnud jõudu arvuti kasutust mõistlikult piirata. Kuulsin ka ühte lugu või kas lugesin või nägin, kus üks usule tulnud tütarlaps rääkis, et kui ta tuli usule, siis ta tegeles kas võistlus või ergutustantsuga või cheerleadersiga. Ja usul olles üks hetk tal tuli südamesse, et seda ei ole sobilik enam teha. Ja ta püüdis sellest loobuda, aga talle see cheerleadersi tants nii väga meeldis, et ta ikka tantsis edasi. Kuni ühel hetkel see hakkas nii südant valutama, et ta siis palvetas Jumala poole. Jumal, palun aita mul see cheerleadersi tantsimine ära lõpetada. Ja kuna ta ise ei suutnud seda lõpetada, siis lahendus tuli sedasi, et kas mõnes järgmises trennis ta siis kukkus nii valusalt, et murdis luu ja ta ei saanud enam selle tantsimisega tegeleda. Ja kui ta paranes ja terveks sai, siis ta tundis, et ta ei peagi sinna enam minema ja niimoodi ta sai sellest ergutustantsust vabaks. Selline vahva lugu. Aga mitmed inimesed on rääkinud, kuidas pärast eestpalvet alkohol neile enam ei maitse või suitsetamine ei paku enam nauringut. Selliseid asju juhtub. Ja kõige olulisem on tahe, et me ei oleks nagu see väike poiss, kes ei tahtnud valetamist maha jätta ja utsitas ka oma isa uuesti suitsetama hakkama, et tema saaks rahus edasi valetada. Ja jääme palvesse. Jumal, täname sind, et sa oled tulnud maailma ja andnud meile eeskuju, olles patuta ja täiuslik. Täname, et sina oled meie ees surnud, et meiegi võiksime olla patuta, saades andeks kõik oma eksimused ja jätta maha oma kurjad teod. Aamen. Nüüd on jäänud veel üks laul. Kallis püha vaim, oleme täis ootust. Kui Jeesus 2000 aastat tagasi, kui ta maa peal oli ja risti löödi ja kui ta surnust üles tõusis, siis ta oli maa peal mitukümmend päeva. Enne kui ta taevasse läks, ütles ta oma jüngritele, et teil on parem, et ma ära lähen, siis ma saadan teile oma püha vaimu. See laul nüüd räägib pühast vaimust. Kallis püha vaim, oleme täis ootud. Tule oma väega, täida kõiki meid.
püha vaim. Oleme täis ootu, tule oma väega, täida kõiki meid. Nüüd jääme palvesse ja palume ühiselt meise palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.